No tervitus! Seekord olen kalal oma väikse paadiga ja esimest korda see aasta. Et eile õhtul hilisööni ma seda valmis sättisin. Siin toitekaablid olid vaja vahetada, sest eelmise aastaga võrreldes vahetusid loodid. Ja ühesõnaga oli vaja natuke ringi sättida. Aga nüüd on masiin jälle paigas. Apex Explorer juba näitab siin päris ägedaid asju. Et tegelikult just sõidan peale. Mõtlesin, et lähen kala otsima, aga näed, kala on kõik siin olemas. Et siin täitsa suur parv ja mingi väike aug on siin põhjas. Ja ma arvan, et siit ma leian augi veel. Aga tänase päeva eesmärk ongi tegelikult haug ja ahven, et võtsin kaasa 3 ritva haugile, sellised pigem 20 senti lant, siis võtsin haugile vähe toekama kaika, siia paneks mingi 23 senti ja siis võtsin ahvena ridva, et prooviks täna siis ahvenat haugi ja ühesõnaga naudiks päeva, et tegelikult on kell juba suht palju, kell on 10 ja ma ei tea, 3-st peab hakkama juba vaikselt mõtlema kokkupakkimise peale, nii et siuke 5 tundi püüki umbes. Aga keskpäev ongi hilissügisel kõige parem, nii et hakkan pihta, vaatame, kas tuleb täna midagi. Võiks tulla mingi suur. Suurt augi polegi saanud see aasta. Today. Siin on üks päris ilus jurakas. Aga lihtsalt vahib lanti. Ei tule võtma. Lasen täitsa lähedale. Ei taha, aga suur kala on. Ilus suur aug on. Nad ei ole see nii, et näed ja võtad. Kala ei taha, siis kala ei taha. Siit on 10 meetrit paadist on üks ilus kala põhja peal. Täiesti vastu põhja. Saan täpselt pihta talle. Hästi. Uites. On suur. On küll suur kala. Umbes. Ei. Tulla. Silissi kahvaga käima. Natukene mässamist. Oi.
oi plee, mis ta siis läks? Pool 11 on kell, ehk siis tund aega ja noh, kümpan on üle pakutud, aga mingisugune 8 kilo küll. Oi, käed värisevad. Pole kolli saanud enne ju. Ainukene jama on nüüd see, et unustasin koju statiivi, millega ma saaks pilti teha. No tšau, mis sa kilkasid seal kaugel? No tore, mul on umbes samasugune kahvas, vist päris 7 ei ole, aga midagi tellist. Niipidi, ja põhjast jah? Põhjast üles, jah? Ja meil oli ka, nägin kaugelt ja ütlesin, et viskas 2-3 korda mööda ja ühe korra sai täiesti pihta ja käis ilge linter. Mul ei ole mõõdulinti kaasas, putsi. Aga kas me tuleme sinna või? No teil on pikk maa tulla, te olete seal taga ju. Jaa. Ei, ärge hakkagi tulema. Mul on... Mingi märge endale Google'i kuskilt ja siis me saame pärast ära mõõta. Ta on meeter pluss, aga ma ei tea kui palju, aga ülilahe põhjas. Kurat, ma kuulsin su kilkamist sealt kurdi kaugelt või karjumist tähendab, et ma mõtlesin kohe, et nüüd on kas ilus, kui ilus ahven. Hiljem natukene, siis kui te seal karjusite, siis kuradi ma just nägin põhjas ühte näitu, siis ma hakkasin seda jahtima ja mul võttis ka põhimõtteliselt esimese täpse langemisega ära, mul 21 senti see Big Shad. No ma katsun ta kuidagi ikka ära mõõta, ma ei saa teile alla ju jääda, kurat. Kuule, aga olgu, ma toimetan kalaga ja siis paneme edasi. No. Lõikan pärast videost mingi pildi välja. Natukene poseerin siin. Okei. Mul ei ole mingit head võimalust teda mõõta, aga ma panen ta mingi mõõdu, võtan siit, sest ta on mingi 8 kilo midagi. Katsun siin paadi servast kuidagi enam-vähem ära mõõta sellest needist kuni selle needini. Ei taha väntsutada rohkem. Ei ole hea väntsutada neid. Aitäh sulle. No minne. No krokodil. No. Läheb. Ja läheb ette. Vaatame. Laiviga saab hästi veenduda, et kala ilusti ära ujub. Ossa kui suur. Anduri all on ikka eriti suur. No nii, siin on meil jälle teadmata suurusega kala põhja peal täiesti. Iseenesest suht siin samas all. Tulen teda natukene kaugemalt. Idekamalt saaks natukene. Ei tea, praegu vist ei läinud kõige paremini.
paat keerutab ka. Ta on siin ütleme 2-3 meetri peal põhja peal täiesti. Ma tulen tast nüüd üle. Praegu olin kala juures landiga, aga ilmselt mitte piisavalt hästi. Vaadake, kes siin üleval ujub. Suur rohuk. Nii pinna lähedal. Küll võtame. Või siis kohe võttis. Ossa päris suur. Ja mina põhjakala taga, aga üleval oli mingi koll hoopis. Otsa. Ilus suur jälle. Ühe konksuga napilt kinni. Tuligi lahti konksu. See oli pelaagiline kala, see oli ikka kõrgel. Jälle samamoodi. Ja millega, sõbrad, millega? See konkreetne lant. See on ikka veel elus. See konkreetne värv. Rabala soft korpus. Seal läheda. Sellel on kõik trikid selgeks õpitud. Kahva peab kõrgemal hoidma. Aga Rabala soft otus. See värvitoon. Ma ei tea, see töötab. Aga see saba, mis soft otusel on, ta on küll 18 senti vist on kirjad järgi. Aga no vaadake, oleneb kuidas mõõta, eks ju. See saba lookleb seal taga, no nii hästi ebareaalne. See lant on mulle toonud kõige rohkem meetrisid auge see aasta. See on suurem kui eelmine, mulle tundub. Katsun siin paadi põrandalt ära mõõta ja siis mulle tundub, et on pikem kui eelmine. Et panen ta korra paadi põrandale, pärast mõõdan mõõdulindiga, mis ta oli ja kaaluma jakkuda. Et on mingi sama 7-8 midagi seal ühega. Näitan veel korra kaamerasse. Saab siit pilte välja lõigata. Panen ta korra siia pilt paadi ära, nüüd aastab alu. Ma tahan ju lihtsalt sind ära mõõta, on ju. Viimane kord, kui ma unustan mõõdulindi maha, kurjalt mind tahab see nii kettasse ennast. Ma ei tahaks üldse. Aga ikka huvi on ka ju kala.
6 meetri peal. Ta on nii põhja lähedal, et ta on jube kehv näha. Aga ta on siin olemas. Teata, mis ma sellele karvatusti või mis ma sellele kuradi haugile panen talle. Väga suurt talle, sest see ei ole seal mingi naljakala, see on ikka väga suur kala. Oi, bля! See oli retsilt suur kala. Ma ajasin seda siin jumala kaua tagana. Oh my god, fuck no. Ikka jah. No see on ikka jõhker mölakas. Ebareaalne. Käed siiamaani värisevad reisk, see oli mingi 1,20 m kalana. Ja see raskus, mis hoiab lähe, see oli jõhker. Ritv oli, ma vaatan pärast järgi kaamerast, aga mulle tundus, et ritv oli jumala uude. Äge. Selliste kalade pärast ma käingi. Mis siis, et näpud külmetavad ja kõik jutud, aga tuleb käia, sest siis võib saada siukseid. Ja lõpuks mitmes lant proovisin ja lõpuks suur Eva Peits, üli suur lant. Ma isegi ei tea, see on minu arust 30 midagi senti. Väike just ei ole. Ja selle peale tuli. Ja see oli raske kala. Kristjan ja Robi ka seal. Muide, kes tahab endale kalastuskajakki, siis Robi käest on neid võimalik soetada.
kui tekib huvi, siis võib kirjutada info@mahlfishing.com. Vot, täitsa siuksed vinged kalastuskajakid. No nii, nüüd mul on enam-vähem selle koha peal tagasi, kus mul see suur koll käis võtmas. Ja tundub, et see koll on siin samas nüüd. Sest et siin on väga suur kala jälle ja ma arvan, et on see sama kala. Jah, see sama kala. Sama suur on ka. Sama suur näit on ilusti näha. Vaatame, kas tuleb sama landi peal uuesti. Selle landi peale ta ülesse tuli igatahes. Nii, tuli. Sain sama kala uuesti kätte. See on suur! Mitte 120, aga no ikkagi ilus kala. Ma arvan, et see on see sama koht. Vot see oli praegu töövõit. Oi. No ma ei tea, kas on sama kala või mitte, aga oi, praegu ilus kala. Lindistama ka. See tahab siia meie vahele tulla. Kiilu lööma. Sügava võrguga kahvade miinus on ka üks. Kalal on jube ja hoogõturrada välja hüppamiseks. Nii. Tõmba see ratas võib isegi julgemini sealt, siis tõmba meid kõrvuti tagasi. Võitan siit. No vähem hoida. No meeter 1. No ütleme meetrina, mul oli võib-olla 1. Ei, see on meeter 1 oli. Meeter 1 oli üle, vaata. Väikese mu siga ka. Aga paksud on jah? On jah. 7-8 kilo. Jah, 7 oli meil see. Kahvaga oli 8,2. Ja mul oli see esimene oli kahvaga 8,95. See on kerge kahv, just see on see rapp. Ja kahv kaalub mul 1,27 või 25 või midagi sellist näitas. No mul on umbes sama. Põhimõtteliselt 7,7. 109 sain siin kuradi neetide vahel mõõtes, aga noh, ütleme, et oli ka mingi 107-109 senti, noh, ei ole mõõdulinti, vaata. Mõõdulaua peale on ikka jube hea mõõta risk. Aga mul jäi suurde paati risk. Aga esimesed näidud olid jah, mul põhimõtteliselt siit otse selle sügava peale, seal on rämedad parved ka olid. Aha, meil siin hommikul läksid. Aga te tulite rohkem ääre poolt ju, aga ma tulin keskelt suht. Ja seal Keskel olid parved. Kõige rohkem. Seal taga, madal. On söödakala või? Ei, suuri halu. Ma ütlen, vaatad, me listisime ära asja kokku nii. Opa, suur! Aga põhjast ikka või? Jah, samamoodi põhjas. Ja siis ta suur tuli täpselt sinu poole. See oli kõige suurem tuul. Turva küll ta oli suur raisk, ta oli suur. Äge, kuule, aga vähemalt on ju vaata kui palju emotsiooni. Nüüd on see, et raske mitte tagasi tulla ju. No jah, nüüd ära minema. Oluvasi poodi minna. Aga davai, kuule, tšau. Võimatu ei ole. Ma ütleme, et siuke tund-pool püüan, ma arvan 4 tahaks ka maas olla. Robi aitas mulle ära mõõta, ütleme siuke 101-102 senti. Ehk siis
3 meetrine kala. Ma ei hakka teda kaaluma, ta on siuke paks, ilmselt jälle mingi 7. Aga teeme paar pilti siia veel. Näitame videosse. Videos saab pilti lõigata pärast. Alju. Noh, juba koduga. Ei ole, kalal alles. No see küll seda on, ma ei vei. Ma ei ole midagi kirjutanud. No. Telefon võib-olla teeb ise mingit pulli. Kuidas ma? Kirjutasid on, ma ei vei. Ja ma ütlen, telefon võib-olla teeb, ma ise praegu just kalaga toimetan, et võib-olla läksin pihta või midagi. Okei, no toimeta, eks siis selliste, kui sa viitsid pärast. Davai, teeme nii. Olgu, tšau. Mamma, mine nüüd. Läheb vaikselt. Vähemalt ei ole kõht ülespidi, see on hea. Selg on üleval ja saba liigub, nii et küll ta läheb. Yes, läks. Kus ta läheb, ilusti läheb alla. Oh, kuradi hea tunne. Ma juba kartsin, et see kala ei lähe ära. Aga ilusti läheb. Ilusti läheb vaikselt põhke. Super. Yes! 3 meeter kala. 3 meeter pluss kala ja tunnik on veel püüda. Vaatame, mis kõik juhtuda võib. Robi ja Kristjan juba lähevad ära. Ma natuke tiirutan siin, sest mul on kahtluus, et see kala polnud see, keda ma algus jälitsin. Aga mine tea, sest võib-olla mõnikord näidu pealt tunduvad kalad suuremad, kui need on. Nii et you never know. Ta tuli sama ala pealt, kus see 120 siis. Ma ei tea. Vaatame, püüame edasi. Proovin uuesti selle veesabaga siis. Ta ei ole, ma arvan, et nii suur kala nagu siin eelmised on olnud, aga täpselt ei saa aru ka, sest ta on nii põhja peal.
küll ennast. Nägite, mis tegi, jah? Saatis lanti ülesse, aga ära ei võtnud. Huvitav, kas jäi suureks või? No nii, kell on juba 3 läbi. Hakkab vaikselt õhtusse see püügipäev saama. Et liigun tagasi, natukene siin skännin, vaatan, mis veel on, aga sisuliselt hakkan asju kokku panema ja vaatame. Siin on veel, no ütleme 3:30 panen landid ära, et enne seda võib veel kõike juhtuda. Et üks hea nali ka, Robi ja Kristjan läksid juba autosse ära. Robi saatis mulle pildi. Keegi oli mul auto peale jätnud kirja, pastakaga kirjutatud mingisuguse ossarõks. Siin on ilus näit. Ma lähen vaatan, mis kala see on. Nii, et keegi oli mul jätnud kirja auto akna peale, kuhu oli kirjutatud: ütle oma emale ka, et selline pede oled. Täitsa haige, ma ütlen. Kui haigeid inimesi on siin Eestis olemas, no. Ega ma täpselt ei tea, kes see oli. Siin üks auto oli, võõras auto, kui me tulime. Mingid mehed siin olid peal, aga noh, ausalt öeldes suht suva, et sellised mehed või naised, ma ei tea, kes iganes seda tegi, et kui sa seda videot vaatad, siis sita kott oled, et tule ütle, kui sul midagi öelda, et mida sa kuradi tembutad, et kui sul midagi ei meeldi, et noh, siukseid kirju jätavad ikka tõsised mökud, Oot, aga samas naljakas, et ei ole lihtne kõigile meeldida. Et paraku nii on, et mina teen oma asja ja kellel meeldib, sellel meeldib ja kui sul meeldib, pane like ja subscribe. Oot, aga vaatame, äkki tuleb veel midagi. Kui ei tule, siis ütleme siuke 15 minti ja panen ridvad ära. Pigem siuke 80 kala võib-olla. Just olingi ära sõitmas, et olingi just ära tulemas, et nüüd proovin veel viimased visked siis sellele kalale. Ta on 2 meetrit. No tuleb jah, ei tule, tuleb jah, keerab, võttis ära. Ai, läks otsast ära raisk. Aga lahedasti võttis, keeras ümber ja sööstis kohe laksti, aga ta lõi vist sabasse, kurat. Konkse lahti ei tõmbanud. No nii, nagu nägite, siis üks lõbus sell veel enne lõppu käis näitamas ennast, aga ei võtnud, aga mis seal ikka, aitab küll tänaseks, et Robiga rääkides selgus, et see kiri oli ikkagi Robi auto peale pandud. Ei tea, mis on, aga mis mõnel inimesel peas toimub, aga suva see. Igatahes äge päev oli, 3 meetrist, mõned võtud, näidud, värgid, särgid. Et äge on see laiuanduriga püük ja mõnus on neid suuri tagasi lasta, ei tea, äkki jõuab see sügis või talv, kui on detsember veel, ma ei tea. Aga super, äge päev oli, aitäh, et vaatasite. Pange like, kui video meeldis ja tellige kanal. Kanali tellimine on tasuta. Tšau!